Käesolev video on siis võib selliseks kokkuvõtteks lugeda, et oleme eraldi videos käsitlenud siis Maxwelli võrrandeid staatiliste väljade puhul ja nüüd võtame arvesse ka siis täiendused, mis kaasnevad siis ajas muutuvate väljadega. Ja alustame siis otsast pihta Maxwelli võrranditest siis diferentsiaalsel kujul, ehk siis sellised võrrandid, mis kehtivad üksiku ruumipunkti jaoks. Ja esimene ei sõltu tegelikult sellest, kas meil on tegemist siis staatilise või muutuva väljaga, ehk siis elektrivoo tiheduse allikaks on ikkagi laengute ruumtihedus. Ehk siis põhimõtteliselt Gaussi seadus. Nüüd elektrivälja puhul on siis elektrivälja rootor, on tegemist siis Faradayi seadusega, on siis võrdeline magnetvoo tiheduse muutumise kiirusega ajas. Võrdeteguriks on siis süsteemis -1. Ja jällegi, kui meil on tegemist staatilise väljaga, siis see magnetvoo tihedus ajas ei muutu, seega see tuletis paremal pool on võrdne nulliga ja saame ju tuttava võrrandi, mis kehtis siis staatiliste väljade puhul. Samamoodi siis koguvoolu seadus sai nüüd täienduse, ehk siis magnetvoo või magnetvälja tugevuse rootor mingis ruumipunktis sõltus siis voolutihedusest selles ruumipunktis ja mitte ainult tavalisest voolutihedusest, vaid ka siis nihkevoolutihedusest, mis siis omakorda ei olnud midagi muud kui elektrivoo tiheduse muutus ajas. Ja kui on tegemist mingi keskkonnaga, kus ühel või teisel põhjusel siis voolutihedus on 0, siis need kaks võrrandit on omavahel peaaegu identsed, ainukene erinevus on siis selles märgis. Ja viimane seadus, mis kehtib jällegi nii staatiliste kui muutuvate väljade puhul, teeb seda, et vahet ei ole, kas see magnetväli on ajas muutuv või mitte. Tema divergents on siis alati 0. Ehk need on siis need 4 Maxwelli võrandit diferentsiaalsel kujul, mis kehtivad nüüd kõiksuguste väljade puhul, vahet ei ole, nad siis staatilised või ajas ruumis muutuvad. Ja nagu ka siis staatiliste väljade puhul, siis on meil siin ka veel posu abivalemeid või täiendavaid võrrandeid, mida otseselt ei loeta siis Maxwell-Heviside'i võrrandite sekka, mida meil tarvis läheb. Selgelt meil läheb tarvis siis või võib minna tarvis seost elektrivoo tiheduse ja elektrivälja tugevuse vahel ja samamoodi siis seost magnetvoo tiheduse ja magnetvälja tugevuse vahel, kus siis on vastavalt tegemist siis keskkonna dielektrilise ja keskkonna magneetilise läbitavusega. Ja kui on tegemist lineaarsete homogeensete keskkondadega, siis need suurused on konstandid, aga üsna palju olukordi, kus need suurused võivad sõltuda suunast või vastavate väljade tugevusest, et need valemitega tuleb praktikas olla ettevaatlik, kus kohas me neid kasutame. Mõned abivalemid veel, juhtivusvoolu tihedus, ehk siis teisisõnu Ohmi seadus. Juhtivusvool on siis selline vool, kus laengu ruumtihedus iseenesest ei muutu, sest positiivsed ja negatiivsed laengud on sama palju, aga siis osad nendest laengutest saavad liikuda, nagu näiteks elektrijuhi puhul. Kogu laeng jääb juhis samaks, aga laengud siiski liiguvad. Teine variant oli siis konvektsioonivool, mis võis kulgeda näiteks siis vaakumis. Sellisel juhul on meil siis valem natuke teistsugune, ehk siis laengu ruumtihedus nüüd ka ruumis võib muutuda. Näiteks meil on parv elektrone, mis siis kuskil elektronlambis vaakumis kulgevad. See on siis laengu ruumtihedus ja see on siis nende laengute liikumise kiirus. Natukene üldisem seos elektrivoo tiheduse ja elektrivälja tugevuse vahel oli seotud siis sellise mõistega nagu keskkonna polarisatsioon. Ehk siis elektrivälja tugevusele lisandus siis polarisatsioon, lihtsalt niisugune suurus nagu siis selle keskkonna dielektriline läbitavus võttis need kaks eraldi mõju kokku, jällegi siis eeldusel, et tegemist on meil lineaarse seosega. Aga keerukamate seoste puhul on see variant muidugi parem. Siin nüüd mingisugust otsest eeldust ei ole enam, kuidas polarisatsioon elektrivälja tugevusest sõltub, nii suuna kui ka siis tugevuse poolest. Ja sarnane asi siis magnetvälja jaoks, magnetvoo tihedus. Nii, ja nagu igale valemile peaks olema vastavuses siis ka integraalne kuju, diferentsiaalne kuju siis kirjeldas, eks ole,
nähtusi või suuruseid mingis ruumipunktis. Integraalne kuju siis kirjeldab seda mõju siis mingisuguses suuremas ruumialas. Ja võime siis alustada jällegi sellest samast Gaussi seadusest. Siis ütles meile, et kinnine pindintegraal elektrivoo tihedusest üle selle pinna annab meile siis selle pinna sees oleva laengu, mida omakorda sai leida siis kolmekordse ruumintegraaliga üle siis selle pinna poolt piiratud ruumi laengu ruumtihedusest. Laengu ruumtihedusel küll tavaliselt ei märgita juurde siia, eks ole, muutujaid, aga peatakse silmas, et see võib vabalt sõltuda siis kõigist kolmest ruumi koordinaadist. Ja nüüd teine seadus, mis kehtis siis elektrivälja kohta, ütleb nüüd, et kinnine joon integraal elektrivälja tugevusest piki mis tahes kinnist trajektoori ei pruugi enam ilmtingimata 0 olla ja ta ei ole siis 0 sellisel juhul, kui seda kinnist trajektoori läbib muutuv magnetvoog. Magnetvoog teatavasti saime siis pindintegraalina üle siis selle joone poolt piiratud pinna magnetvoo tiheduse muutusest ajas. Ja miinusmärk, eks ole, oli siis Lenzi reegel, mis ütleb seda, et indutseeritud elektrivälja annab endast parima, et siis seda põhjustanud magnetvoo muutust takistada. Ehk siis ajas muutuv magnetväli võib tekitada siis elektrivälja ja sümmeetria seisukohast on siis koguvooluseadus 3, mis ütleb siis põhimõtteliselt risti vastupidist. Ehk siis selleks, et saada magnetvälja, võib olla siis tegemist vooluga, mida me võime tegelikult kirja panna jällegi pindintegraaliga. Jällegi pind on piiratud siis selle sama joone poolt, mida mööda me magnetvälja tugevust integreerime. Ja siin on siis juhtivus- ja konvektsioonivoolu tihedus. Ja juhul, kui meil on tegemist ajas muutuva elektriväljaga, tuleb siia juurde veel siis ka nihkevoolu tihedus. Nihkevoolu tihedus ise oli siis elektrivoo tiheduse tuletis ajas. Ja seda esimest integraali tihtipeale integraali kujul välja ei kirjutata, et selle asemel pannakse lihtsalt siis voolu tugevus I, kus on tegemist siis kõikide nende voolude summaga, mis on siis selle konkreetse teekonna poolt piiratud. Ja viimane on siis jällegi Gaussi seadus magnetvälja kohta. Ja see jällegi ei sõltu asjaolust, kas väli on staatiline või muutuv. Annab meile tulemuseks ikkagi suure ja ümmarguse 0. Ja selliselt võib siis kokku võtta Maxwelli võrrandid integraalsel kujul.